nii, tundub, et kõik töötab. ma loodan, et kuulete hästi, aga siis võib vaikselt peale hakata. tere kõigile, kes on tulnud kuulama, vaatama tere, tere! loengut, kuidas sisudega toime tulla ja dieedist kinni pidada. kõigepealt ma alustan sellest, et tutvustan natuke ennast, kes ma olen, mis ma teen. mina olen personaaltreener, olen seda tööd teinud viimased 20 ja natuke peale aastat. Tallinnas 24/7 fitness klubis praegu ja nüüd sügisest ka Golden Club Viimsi klubis. samuti olen üle 10 aasta olnud koolitaja FAF Eesti koolituste, nii-öelda personaaltreenerite koolitusprogrammis, seal juba üle 20 kursuse või siis täpselt 20 kursust olnud ja lisaks palju muid koolitusi andnud. et nüüd see aasta olen teinud ka Zoomi vahendusel erinevaid koolitusi. lisaks olen mentor ka noorematele treeneritele või siis inimestele, kes siis lihtsalt treeningust tahavad rohkem teada saada. pakun sellist mentorlusteenust ja ka online juhendamist, kus saan treenida inimesi nii-öelda distantsilt, olla nende juhendajaks. selle kõige kohta leiab siis minu kodulehelt infot. et keda huvitab, vaadake järgi. aga täna peamiselt ma räägin ikkagi kaalulangetuse kontekstis. et üks hetk. okei, nii, väike tehniline probleem oli, kõik korras. et räägin jah, kaalulangetuse kontekstis, kuidas siis dieedist kinni pidada ja kuidas isudega toime tulla. nii, aga kõigepealt kordaks sellise abc võib-olla üle, et mis on üldse kaalulanguse kõige olulisem nii-öelda printsiip. selleks on kindlasti energiadefitsiidi saavutamine ehk kaloridefitsiidi saavutamine. et me peame kulutama rohkem, kui me tarbime, et see ikkagi on fundamentaalne A ja O. proovitakse müüa mingeid teisi teadmisi justkui, aga seda muud varianti ei ole. moel või teisel tuleb energiadefitsiit saavutada, et kehakaal langeks. ja selleks ei ole ühte seda kõige paremat strateegiat või ühte kõige paremat dieeti, mis sobiks kõigile. et see võibki mõnes mõttes teha asja keerulisemaks, teistpidi lihtsamaks, et justkui saab ise valida selle, mil moel me selle energiadefitsiidi saavutame, aga see on vaja saavutada, et kehakaalu langus toimuks. ja edu jaoks on järjepidevus ja jätkusuutlikkus väga tähtsad, kui me räägime pikaajalisest edust. ja tuleb mõista, et kaloride defitsiit ei ole dieet, vaid toimemehhanism. et kõik toimivad dieedid, ükskõik mis nime nad kannavad, toimuvad või töötavad läbi selle toimemehhanismi. ja sageli ei ole tegelikult probleem dieedis, vaid sellest kinnipidamises. Neid dieete on sadade erinevate nimedega. kui nad kõik põhjustaksid energiadefitsiiti, siis ja inimesed nendest kinni peaksid, siis kehakaal ka langeks. osadest on lihtsam kinni pidada, osadest raskem, osad põhjustavad liiga suure energiadefitsiidi, osad väiksema. aga fundamentaalne printsiip ehk energiadefitsiidist kinnipidamine on see, mis on edu aluseks, kordan veel.
ja üldiselt võib öelda, et kaalulangetusega ebaõnnestumisel on kolm põhjust. me ei suuda valitud dieeti järgida mingil põhjusel, näiteks see on liiga agressiivne. seal on sellised toiduained, mis meile üldse ei sobi. meil on kõht kogu aeg tühi, mis iganes need põhjused on, me ei suuda seda jälgida. teine põhjus, me katkestame selle dieedi enne tulemuste saavutamist. jällegi, seal võib olla väga palju erinevaid põhjuseid, füsioloogilisi kui ka psühholoogilisi. täna sellest räägin ka. kolmas, saavutame küll soovitud tulemuse, aga ei suuda seda hoida. ehk siis tuleb juba mõelda selle peale ka, et mis siis saab, kui mu soovitud kehakaal või kehakoostis on saavutatud. mis siis saab? et üks asi on see teekond sinna punktini ja teine asi on selle hoidmine. ja üks põhilisemaid probleeme, mis inimesi vaevab, kui nad on dieedil, on see, et sellega kaasneb näljatunne, kõht on tühi. mida agressiivsem on dieet ehk mida suurem on energia defitsiit, seda suurem see näljatunne kipub olema. ja see ei ole pikas perspektiivis toimiv. kui kogu aeg peab näljatundega võitlema, siis kaugele ei jõua. mõni saab paremini hakkama, mõni kehvemini, aga üldises plaanis see ei ole pikas perspektiivis toimiv, sest kellele meeldiks pidevalt tühi kõht ja isud, eks. ja uuringud näitavad, et nälja manageerimine või selle vähendamine, sellega toime tulemine on väga oluline tegur, mis siis aitab kaasa sellele, et kaalulangetus oleks edukas. ja sellele tuleb keskenduda. aga paraku inimesed kipuvad dieeti valima selle põhjal, millised toidud neile enim meeldivad. aga paraku meile võivad meeldida enim sellised toidud, mis kõhtu väga hästi ei täida ja millel on küllastumusindeks väga madal. küllastumusindeks on siis indeks, mille järgi vaadatakse erinevate toitude küllastumust ehk mida rohkem küllastumust pakuvad toidud, seda kiiremini ja kauem meil kõht püsib täis ja vastupidi. aga inimesed reeglini ei vali selle põhjal, millised dieedi omadused kõige paremini sobiks, vaid just selle meeldivuse järgi. on ju loogiline, tahaks süüa kogu aeg seda, mis meeldib. aga siin võib tihti tekkida vastuolu, et kui teile pigem meeldib kogu aeg süüa saiakesi, limonaade, komme, väga raske, sest nendel on küllastumus väga madal ja energiatihedus väga suur. ehk siis kaloreid näiteks 100 grammi kohta väga palju. ja sellised dieedid või sellise dieedi jälgimine on piltlikult öeldes juba ette näha, et see tulemust ei saavuta, et seda on kas väga raske lõpuni viia või hiljem seda hoida, et seega juba alguses tuleks targemini käituda. kui näiteks teile meeldib palju, ütleme, tärklist süüa, siis võib kõrge süsivesikute sisaldusega dieet selles mõttes hea olla, et võimaldab palju tärklist süüa. aga samas probleemiks võibki just olla, et sööme liiga palju tärklist. tihtipeale inimesed kipuvad õigustama, et mingeid asju ma kindlasti vähendada ei taha või välja jätta ei taha, et see on selline ühest küljest vabanduste leidmine, teisest küljest kui suur on see soov muutuda ja oma kehakaal saavutada, eks, et selline kaalukausile panek. et see ei pruugi olla probleem, aga teinekord just ongi seesama, mida me liiga palju tahame süüa, seesama toiduaine siiski ongi selleks, mida võiks vähendada. et seega jällegi, kõik kontekstid on tegelikult erinevad, aga kuskilt see liigne energia tarbimine tuleb. seega
tihti sellisel juhul, kui inimene midagi sööb liiga palju, võiks mõelda sellele, et selle tarbimise vähendamine võiks olla kõne all, selle õppimine, mitte siis vägisi leida neid viise, kuidas seda söömist saaks jätkata. et kuidas ma ikkagi saaksin need saiakesed seal dieedis endale sisse jätta. et see on see jah, mõttekoht. mina soovitan pigem proovida neid vähendada, aga jällegi, ma jõuan sinna hiljem veel. ja tuleb arvestada sellega ka, et eelistus võib aja jooksul suureneda, näiteks suhkru näitel. Kui te hakkate üha rohkem suhkrut tarbima, siis teie eelistus võib ka magusa osas suureneda. ja samas tegelikult ka vastupidi. toon näite, kui õpite näiteks musta kohvi jooma, siis suhkruga kohvi võib südame täitsa pahaks ajada. Mul on küll ja veel olnud kliente, üks tuleb meelde, kes jõi kohvi 5 teelusikatäit suhkrut, pani sisse, siis harjutas ennast ümber ilma suhkruta kohvi jooma ja mingi hetk ma ütlesin talle, et proovi korraks oma seda eelmist kohvi ja ta maitses seda ja siis see oli absoluutselt kohutav tema jaoks. aga kuna ta oli harjunud sellega ja aja jooksul oli just sedasama suhkrukogust kogu aeg tõstnud, siis muidugi ka energia äh, nii-öelda kaloraaž tõusis, ehk siis see oli küll ainult üks komponent kogu toitumises, aga kinnitab lihtsalt printsiipi. Me lihtsalt piltlikult öeldes saame õppida ka ennast mitte seda tarbima. ja siis saame aru, et me harjume uuesti selle teise maitsega täiesti ära ja elu läheb ilusti edasi, aga see vajab sellist teadlikku otsustamist, selle tähelepanemist, võib-olla kogu toitumisplaani ülevaatamist ja nii edasi. et, et selline faktor kindlasti ka mõjutab. nüüd tulen korra sellise termini juurde nagu hedonistlik või hedooniline nälg, mida võib selgitada kui inimese kalduvust kogeda maitsvate toiduärritajate korral toiduga seotud meeldivaid mõtteid, tundeid ja tunge. et selles mõttes meil kõigil mingil määral selline hedonistlik nälg on. see on selge, aga mõnes mõttes on see puhtalt psühholoogiline ja nii-öelda keskkonnast, harjumustest, erinevatest visuaalsetest signaalidest, lõhnaaistingutest, mida me näeme ja kogeme, kõigest sellest nii-öelda tulnud. Kui me ei teaks üldse, et mingid toidud, mis meile väga meeldivad, oleks olemas, siis me tegelikult ei oskaks ka neid tahta. Et kui te ei teaks, et selline asi näiteks nagu šokolaad või jäätis on olemas, siis te ei oskaks ka selle järgi soovi tunda, eks. ja näiteks selline sõna nagu craving, siis kui ma nüüd ei eksi ja õigesti mäletan, siis 83% riikidest sellist sõna ei eksisteerigi nii-öelda sõnavaras. et see on selline või ütleme Ühendriikidest tulnud sõna või kus seda kasutatakse. et, et kuna jah, noh, ja siis see on ka meie nii-öelda ühiskonda ja kultuuriruumi jõudnud, et selline isu või iha mingi toidu järele. aga jah, võib üsna veendunult väita, et see pigem on tegu psühholoogilise, mitte füsioloogilise nii-öelda murega. ja et rohkem tuleb vaadata psühholoogia poole, nii-öelda siis isude ja dieedist kinnipidamise kontekstis võib-olla kui füsioloogia poole.
mitte küll alati, et mõnel võib olla ka füsioloogilises mõttes toitumine täiesti käest ära, aga et kõik ei ole päris nii mustvalge, aga valdavalt ikkagi on tegu psühholoogilise murega ja sealtkaudu võiks seda lahendama hakata. ja on näidatud, isu toidu järele ennustab siis loomulikult söömist, aga ka kaalutõusu ja kaalulanguse edukust, ja kui nüüd objektiivselt vaadata, siis peamine põhjus, miks dieedid õnnestuvad, on nälg. et kui ei oleks nälga, siis kaal ka langeks oluliselt kiiremini, oluliselt kiiremini ja seda praegu ka erinevad kaalulangetusravimid ju edukalt tõestavad, et kui piltlikult öeldes saab manipuleerida isuga ja näljatundega, siis need ravimid toimivad väga hästi, et see lihtsalt nii on. aga kui kõht oleks kogu aeg tühi, kogu aeg oleks nälg, siis on väga-väga-väga raske seda dieeti pidada. ja kui nüüd vaadata edukaid ja ebaõnnestunud kehakaalu langetajaid, siis võrdlus näitab, et edukad on üllatus-üllatus dieedi ajal vähem näljasemad. seega meil tuleb leida viise, kuidas olla dieedi ajal vähem näljasemad. kõlab lihtsalt, eks. ja peamiselt tuleb siis valitud dieedist kinnipidamise hõlbustamiseks saavutada kaks asja. esiteks mõista, et enamik, kui mitte kõik, dieedi järgimisega raskused on psühholoogilised, mitte füüsilised. ja nagu ma ütlesin, peamine probleem on nälg, tühja kõhutunne, isud, kõik need faktorid. ja number kaks on siis nälja manageerimine, et kuidas sellega toime tulla. sellest ma oma eelmises loengus, mis suvel toimus, sellest ma ka rääkisin. kes seda soovib järele vaadata, siis võite mulle kirjutada. võin teile selle saata. ja ka jah, jätke meelde, et esimene asi on lihtsalt mõista, et mure on suure tõenäosusega psühholoogiline. lihtsalt juba ette sellest aru saada. samas, kuigi on tore teada, et meie nii-öelda mure on valdavalt psühholoogiline, siis enamus inimesi, kui nad teavad, et nad on dieedil, siis juba sellest teadmisest võib nende enesetunne kehvemaks minna, nad juba tajuvad, et nad on kuidagiviisi piiratud, mingid piirajad on nendel peal, mis iganes vormis nad seda tajuvad, aga see tuleneb sellest, et nad teavad, et nad on dieedil. nüüd pimeuuringutes aru tihti ei saada, kas inimesed on negatiivse kaloraažiga või neutraalse kehakaalu säilitava kaloraažiga, nad ei saa aru. seega seal on teadmatus, on õnnistus, et me ei tea ja seda on väga edukalt ka nii-öelda reaalses elus oma klientidega olen näinud, enda puhul olen näinud, et kehakaalu saab langema, näiteks kui lihtsalt treeningkoormust palju suurendada, toitumises olla lihtsalt mõnevõrra teadlikum ja nii edasi, et kui kehakaal hakkab kukkuma, siis noh, tänu oma teadmistele ma tean, et ma olen energia defitsiidis, aga põhimõtteliselt ma ei ole mingis mõttes piiratud toiduvaliku või kindla kalori lugemise meetodi peal, et ühesõnaga seda teadmist välja lükata endast ei saa, aga sellega tuleb arvestada, et meie aju hakkab meile ütlema, et sa oled ju dieedil, see ei saa ju ometi hea asi olla. ja paraku nii on, sellega tuleb lihtsalt arvestada.
Paljud kirjeldavad ka, et dieedil olles või ka isegi väga väikse negatiivse kaloraaži tingimustes olles äh, kipub olema vaimse energia puudus. aga enamasti on tegu notseeboefektiga, sest uuringud näitavad, et meie aju tegelikult töötab suurepäraselt. aga noh, see, et me seda teame, paraku ei ravi koheselt kõiki neid mõjusid. ja võib öelda, et enamik negatiivseid mõjusid, mida me teede all tunneme, on notseeboefektid. Notseeboefekt on siis vastand platseeboefektile, et me lihtsalt tunneme kahjulikku mõju, isegi kui sellel dieedil ei ole meile kahjulik mõju, isegi kui tal on meile hea ja tervist parandav mõju. ütleme, ülekaaluline inimene langetab kehakaalu, tal paljud tervisenäitajad lähevad paremaks, aga tänu notseeboefektile tunneb ennast justkui kehvemini. isegi kui näiteks vererõhk, veresuhkur, kolesterool, kõik näitajad paranevad. seega tegelikult kehal läheb väga hästi. keha seisund läheb järjest paremaks. aga probleem jällegi, nagu ma ennem ütlesin, on valdavalt psühholoogiline. nüüd, kui vaadata täielikku paastumist, siis näiteks ühes uuringus, kui teadlased hindasid 2 päevast paastumist ja selle mõju ka ülekaaluliste naistele, see ei mõjutanud kognitiivset seisundit, motoorset käitumist, tuju ja haarde tugevust, mitte midagi. tarbiti 0 kilokalorit päevas. samamoodi on Ramadani paastumist siis moslemitel uuritud, ei mõjutanud aju funktsioone negatiivselt. seega jällegi, dieedil olek paljude jaoks võrdub juba halva enesetundega või siis energiadefitsiidis olek. et, et seda tuleks endale teadvustada, et veel kord, see on valdavalt notseeboefekt. samuti, taju, kui palju energiat toidus on, võib mõjutada, kui rahuldust pakkuv see on. kui te juba tajute, et mingi toit annab teile ülivähe energiat, siis te juba võite tunda, et see ei rahulda mind. samamoodi on leitud, et kellelegi ütlemine, et toit on tervislik, võib suurendada inimese taju, et see toit ei ole nii maitsev. jällegi, kõik asjad, mis meil toimuvad peas. samamoodi 2018 aasta metaanalüüs toetab väidet, et dieedist tingitud psühholoogiline stress ei ole seotud sellega, kui palju kehakaalu langetatakse. näiteks inimesed, kes kogevad või kes peavad sellist dieeti, millega ei kaasne kaalulangust. ehk tegelikult need inimesed on neutraalse kaloraaži peal, energia tasakaalus, kogevad täpselt sama palju stressi kui inimesed, kes tegelikult kaalu langetavad. ehk siis see stress, kehv enesetunne tuleneb dieedil olemise ideest. sellest, et me teame, et me oleme dieedil, sellest kuvandist, sellest, mis sellega kõik, ükskõik milliste tegurite, kas meedia või sõprade-sõbrannade poolt räägituna või mis iganes viisil see meie pähe jõudnud on, nendest kõigist mõtetest, et see on halb, sellega kaasneb halb enesetunne ja nii edasi. aga see ei tule otseselt negatiivsest kaloraažist. veel mõned näited, et dieedi pidamine on peas kinni. kui rühmale tervetele inimestele anti spetsiaalsete keelidega modifitseeritud toite, mis võimaldasid siis teadlastel toidu energiasisaldust niiviisi manipuleerida, et toidu maitse ja tekstuur, kõik muu selline ei muutunud. ehk siis sa saad mingi toidu, aga sa ei tea, kui palju selles energiat on. ja osalejate anti siis 2 päeva jooksul süüa kas ligi 2300 kilokalorit või ainult 300. täpselt ühesugune toit, sina ei tea. ja viidi läbi terve rida kognitiivseid, füsioloogilisi ja psühholoogilisi teste.
loomulikult, nagu võime ka ennustada, olid katsealused näljasemad, kui nad peaaegu mitte midagi ei söönud. rõhutan, see on 300 kilokalorit, see on väga vähe. kuid need 2 päeva praktilist nälgimist ei mõjutanud kuidagi nende tuju, une kvaliteeti, vaimset sooritusvõimet. rõhutan, nad ei teadnud, kumba kaloraaži nad tarbisid. Pärast uuringut siis räägiti neile uuringu ülesehitusest ja paluti neile arvata, et kumba gruppi nad kuulusid. Nad ei osanud öelda. kujuta ette, et kui kellelegi nüüd öelda, et sa 2 päeva oled väga-väga-väga rangel dieedil, no 300 kilokalorine dieet on väga karm, siis mis te arvate, millised mõtted pähe tekivad? Ühest teisest uuringust, kas 2 kuud järjest tarbida kas 500 või 1200, mis mõlemad on väga väike kaloraaž päevas. jällegi, näljatundes erinevust ei olnud, aga 500 kilokalorine dieet põhjustas kilpnäärme alatalituse sümptomeid, eks ju, väsimust, nõrkust, külmatunnet ja nii edasi. seega, aga inimesed ei osanud ka öelda, et kummas nad olid. ehk siis, kuna 500 ja 1200 on tegelikult mõlemad väga tugeva energiadefitsiidiga kaloraažid, olenemata piltlikult, mis kaalus sa oled, siis ja sa ei oska täpselt öelda, kummas sa oled. kindlasti on inimesi, kes võivad täpsemalt öelda ja vähem täpsemalt, aga keskmiselt me ei oska pimesi öelda, kui palju me energiat tarbime. inimesed üldiselt ei oska seda öelda. ja veel vähem, me ei pruugi osata arugi saada, millal meie dieet on meile juba suisa kahjulik. väga sage näide, et tunnen ennast paremini kui kunagi varem. aga tegelikult vereproovid näitavad, et asjad liiguvad kiiresti allamäge. et kui palju on kilpnäärme probleemidega inimesi, kes on lihtsalt väga madala kaloraaži peale liikunud ja nii edasi. et see on jällegi see subjektiivne tunne ei lähe teinekord kokku objektiivse pildiga. objektiivne ja subjektiivne. veel. see on nüüd selline põhimõtteliselt kuldstandardiga uuring, kus on väga täpselt kõik kontrollitud, nii-öelda metabolic ward uuring, kus osalejad elavad spetsiaalses osakonnas, kus siis täpselt mõõdetakse nende toidutarbimist, energiakulu ja kehakoostise muutusi. selles uuringus dieedid olid kas 100% kontrollitud, kõik ette antud, treeniti 3-4 korda nädalas ja katsealused viibisid väga suures 40%-lises energiadefitsiidis. kui nüüd minna säilitusdieedilt ehk siis neutraalse kaloraaži pealt, sellise kaloraaži pealt, kus inimese kehakaal püsib üle 40%-lisele energiadefitsiidile, siis esialgu tunti jah, meeleolu langust, kuid järgnevatel nädalatel ei olnud enam mingit mõju meeleolule, une kvaliteedile, vaimsele sooritusvõimele võrreldes siis neutraalse kaloraažiga. ehk siis me harjusime ära või siis sooritajad harjusid sellega ära. energiadefitsiit ei mõjutanud ka kognitiivset sooritust ega une kvaliteeti. valkude ja süsivesikute suhe toidus ei muutnud meeleolu, kognitiivset funktsioone ega und. seega, kui me ei ole mures dieedil olemise pärast, nagu siin jällegi ei teatud, siis võime jah märgata teatud nihet, kui me sinna energiadefitsiiti läheme, aga see on ka üldiselt kõik, mida me märkame, seda üleminekut. peaaegu aga saab uuest dieedist normaalsus ja üldiselt tunneme end jälle normaalselt. et probleem ongi, veel kord rõhutan, see, et me teame. kui me ei teaks, siis oleks palju lihtsam seda kehakaalu langetada. miks on näiteks Hollywoodi kuulsustel
palju lihtsam, kokad annavad toidud ette, toitumisspetsialistid, kõik kaloraažid, kõik on arvestatud, sinu ülesanne lihtsalt taldrik tuuakse ette, naudi, söö, tee trenni. sa ei tea, sa ei tea, palju seal on kaloreid, sa ei tea, sa ei pea mitte midagi teadma. et see teadmatus on õnnistus, aga paraku, kui me ise võtame kaalulangetuse või säilituse või ka tõstmise ette, siis me lihtsalt teame, et, äh, et nii on. seega suur hulk uuringuid näitab, et keha ei reageeri otseselt kalorite tarbimisele, vaid kasutab toidu tarbimisele tajutava hinnangu andmiseks siis kontekstist lähtuvaid vihjeid. näiteks kui uuringutes toidu energiatihedust salaja vähendatakse, söövad inimesed ikkagi mahuliselt ligikaudu sama palju toitu, tarbides seega tegelikult oluliselt vähem kaloreid. Toon näite, teil on 2 pakki kohupiima, mõlemad 200 grammised, üks on, ütleme, toon suvalised näited, selles on, ütleme, 30% rasva ja teises on 5% rasva. üks annab näiteks 300 kilokalorit, teine annab 150. Teile pannakse ette täpselt sellised valged kohupiima kuubikud, täpselt ühesugused, ütleme, maitse ja kõik on ka sama, toome näite, siis te sööte sama palju sellest ära tõenäoliselt. mis siis, et üks annab 2 korda rohkem energiat. Aga jah, nii kui me teame, et me võtaksime selle madalama kaloraažiga kohupiima, siis enamasti me juba ennustaks, et see maitseb tõenäoliselt nagu natuke halvemalt, me ei saa võib-olla kõhtu sellest nii täis ja nii edasi. jällegi, meie pea hakkab erinevaid asju meile ette söötma. Me üldiselt võime tegelikult väga edukalt olla rahul ka vähemaga. näiteks sõjaväelastel tehtud uuring, kus samal ajal oli palju füüsilist koormust, leiti, et tervetel sõjaväelastel ei mõjutanud 30 päeva kestev mõõdukas alatoitumus, mida siis dieet piltlikult öeldes on, vaimse soorituse, meeleolu ja sümptomite erinevaid aspekte, et midagi aru ei saadud. jällegi sama asi. sõjavägi on muide hea näide, et väga paljud on sõjaväest tulles kõvasti kehakaalu kaotanud, kuigi keegi ei tea, õrna aimu ei ole, palju nad selle kaloreid tarbivad ja kuidas see lugu seal üldse on. vastupidi, loomulikult, kui on sellistes rühmades, kus liikumist ja asju on väga vähe, on ka vastupidiseid näiteid, kus sõjaväes on palju juurde võetud, loomulikult, aga põhimõtteliselt inimene ei tea tegelikult, kas ta on energiadefitsiidis või energia ülekülluses või kuidas tal täpselt on. lisaks on seal ka muud tegurid, üldiselt une ja ärkamise aeg on väga täpselt paigas, toitumise kellaajad on paigas ja nii edasi ja nii edasi, et seal on ka teisi asju, aga ikkagi kehakaalu muutus tuleb sellest, mis moel või teisel meie suust nii-öelda sisse läheb. ehk see toitumise aspekt on see peamine. aga jah, et endal oli täpselt samamoodi, et sööd, mis sa sööd, sa ei tea ja kõvasti kergemana tuled välja. jättes praegu välja kõik selle füüsilise koormuse ja liikumise, siis muidugi oli see ju juures, aga toitumise koha pealt hea näide, et me ei tea. aga kuna kehakaal langeb, siis jälle definitsiooni järgi me oleme energiadefitsiidis, me tegelikult oleme alatoitumises, aga me ei tunne ennast halvasti, absoluutselt. ja kehakaal langeb. tihtipeale inimesed ütlevad, ma tunnen ennast hoopis paremini, eks. ehk siis, kes on endale selle kuvandi või mingite väliste faktorite kaudu lasknud selle endale kuidagi peas suuremaks või halvemaks minna, eks nendel kindlasti notseeboefektid võivad suuremad olla, on raskem. aga selle vastu aitabki ennekõike see teadvustamine, mida ma praegu loodetavasti teen, juhin sellele tähelepanu, et nii ISÜDE kui siis dieedist kinnipidamise kontekstis tuleks oma
peaga tegeleda ennekõike, sellest hakkab kõik pihta. Ja siis saab edasi vaadata. Nüüd, kuidas siis isudega toime tulla ja dieedist kinni pidada pikas plaanis? Et lühikese plaani all ma pean silmas seda, et näiteks teil on tavaline päev ja äkki tunnete, et on isu millegi asja järgi. Et nüüd tahaks nagu midagi magusat või õhtul tahaks nagu midagi näksida, et see on selline lühikene, aga pikk plaan on see teil 3 kuud, 6 kuud, mis iganes, et kuidas nüüd terve selle perioodi vältel olla valmis paremini isudega toime tulema ja üldse siis dieedist kinni pidada. Esimene asi on, me ei tohiks käsitleda ja kohelda end nõrgana. Et selline isetäituva ennustuse ring on selline halb asi, et kui te juba mõtlete eos, ma nagunii ebaõnnestun, ma ei saa hakkama, ma tunnen ennast kehvasti, nagunii kõht on kogu aeg tühi, ma ei jaksa kogu aeg seda kapsast süüa, nagunii pannakse neid porgandeid närima kogu aeg ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. juba te oma peas räägite kõik halvaks, siis tõenäoliselt, kui te kohtlete end ebaedukana, siis see mõjutabki teie enesehinnangut niiviisi, et see panebki teid nõrgemana tundma ja raskendab oluliselt tulemuste saavutamist. Et isegi kui te teete seda täiesti alateadlikult, siis selline psühholoogiline nähtus nagu Pygmalioni efekt on selle taga. Lihtsalt mõelge natuke vastupidi, et kui muidu Pygmalioni efekt on efekt, kus kõrged ootused toovad kaasa paremad soorituse konkreetses valdkonnas, ehk kui te nüüd mõtleksite vastupidi, et ma saan hakkama, ma muudan oma elustiili, ma õnnestun ja nii edasi, nii edasi. see on, loob palju suurema tõenäosuse, et te ka õnnestute. ehk seega jällegi, mis toimub teie peas? ehk siis ärge kohelge end nõrgana. Toon näide natuke teisest valdkonnast, siis treenimise valdkonnast. Et kui teil on selline treener või füsioterapeut, kes näiteks ise raskusi ei tõsta või mingil põhjusel on kuidagi selle tegevuse vastaselt meelestatud või ei usu selle kasuteguritesse või mis iganes. Et ühesõnaga, kelle retsept igasuguse vigastuse korral on vältida siis raskuste tõstmist. noh, mis on leitud, et selline liikumishirm vähendab klientide tõstetava raskuse hulka 20–45%. olenevalt siis sellest, kui palju kliendid seda hirmu õhutamist uskusid. seega füsioterapeut, treener või siis toitumisnõustaja, toitumisspetsialist saab väga kergesti inimest notseebo efektiga mõjutada. Siis kujutage ette veel, mida saab teha meedia, igasugused sotsiaalmeediad ja nii edasi, nii edasi. paraku me oleme selle kõige info keskel ja me peame sellega arvestama. Et inimesed, kes tajuvad oma treeningut kui mingisugust kohustust või mingisugust tööd, mida nad peavad tegema oma eesmärkide saavutamiseks, premeerivad end tõenäolisemalt pärast treeningut suupistetega ja kipuvad rohkem sööma kui need, kes pidasid tegevust lõbusaks. Et jällegi, kuidas sa suhtud, milline on sinu suhtumine treenimisse? jällegi, see on mingi asi, mida ma pean tegema, jälle ma pean sinna trenni minema. jällegi juba see negatiivne mõtlemine, see kõik mõjutab. Te näitate endale nõrkust sellega. ehk veel kord, alustame oma peast. nüüd mõned soovitused, kuidas siis nii-öelda pikas plaanis teha endale dieet edukaks. minu soovitused, sööge iga päev enam-vähem samadel kellaaegadel.
ei, te ei pea minuti pealt seda vaatama ja nii edasi. jällegi, ei ole vaja mõelda, et issand jumal, ma mis mõttes iga päev samal kellaajal hakkan nüüd siin jälgima ja nii edasi. jällegi, ärge laske neid negatiivseid mõtteid endale ligi, vaid saage praegu rahulikult aru, mida ühtlasem on teie ööpäevarütm, selline biorütm, tsirkadiaanrütm, seda paremini te ennast tunnete, organism toimib optimaalsemalt ja seda tasuks teha, mitte sellele vastu võidelda. sest kui te sööte tavapärasest erinevatel kellaaegadel, siis te võite rohkem nälga kogeda. Samuti, et see bioloogiline rütm, ööpäevarütm oleks stabiilsem, siis võiks süüa kindla arvu toidukordi päevas. sööte kolm, sööge kolm. Noh, lihtne näide, hommikul sõite kell 8, lõunal sööge kell 1 või 2, 12, pool üks, ükskõik, enam-vähem seal. õhtu 6, 7, 8, jällegi. mina ei ole see, kes ette ütleb, mis kell. ise pange endale vastavalt teie elustiilile paika, enam-vähem võrdsete vahedega ja enam-vähem samaaegadel kellaaegadel, see bioloogiline rütm püsiks sarnane. Mida väga paljud kliendid on öelnud, et igapäevaselt siis sellist rütmi hoides on kaasnenud isude vähenemine, vähenenud näksimise vajadus, kõht on paremini täis püsinud, oluliselt parem enesetunne, lihtsam rütmi hoida, et äh, ei pea mõtlema nii palju kõige peale, sest kõik jookseb justkui automaatrežiimi peal. Lisaks tarbige väiksema kaloritihedusega suurema mahuga toitu. jälle universaalne soovitus, tarbige rohkem puu- ja juurvilju, marju. ehk siis mida rohkem on toidus 100 grammi kohta energiat, seda suurem on selle toidu energiatihedus ja vastupidi. eelistage siis selliseid, kus on 100 grammi kohta vähem energiat. et sellest ma rääkisin ka eelmises loengus pikemalt. et küllastumusest ja energiatihedusest erinevates toitudes, mis siis hoiavad rohkem kõhtu täis, mis hoiavad kehvemini kõhtu täis ja nii edasi. Läheb selle punktiga kokku, et parandage dieedi küllastumust, valige siis toidud, millel on rohkem isutäitvaid ühikuid jutumärkides, ehk siis kõrgem küllastumusindeks. tarbige vähem või üldse mitte kalorikkaid jooke, sest kalorikkad joogid on väga kehva küllastumusega tegelikult. tarbige piisavalt kiudaineid. osad kiudained seovad palju vett, mistõttu suureneb toidu mass mahus ja tekib täiskõhutunne, mistõttu väheneb ka oht üle süüa. ja loomulikult tarbige siis vähem kehva küllastumisega toite. valdavalt on nendeks sellised toidud, mis on süsivesikute ja rasvarikkad. nüüd mõelge kõikide nende heade, meeldivate, maitsvate toitude peale, koogid, saiakesed, jäätised ja nii edasi, šokolaadid, süsivesikute ja rasvarikkad kombinatsioonina. väga tähtis punkt, manageerige stressi. kui akuutne stress üldiselt vähendab söögiisu ehk nii-öelda mobiliseerib teid. paljudel on tundnud, et kui nad on nii-öelda tööhoos, siis söömine piltlikult öeldes läheb meelest ära. et selline akuutne stress jah, mobiliseerib, samamoodi pakub selle efekti treenimine. treening on ka kehale, treening on stressoriks. kui te teete tugevasti trenni, siis teil ei ole kõht tühi. kui on, siis tõenäoliselt treenite lihtsalt liiga lahjalt. et evolutsiooniliselt see on umbes jooksete lõvi eest ära, et ei tohiks nagu jõuda mõelda selle peale, et nüüd on kõht tühi. ei. pärast võite tunda, et kõht on tühi. aga krooniline stress tõstab söögiisu. tõstab siis stressihormooni kortisooli taset ja paraku kipub suurenema isu just magusa järele. ja stressis olek võib vähendada energiakulu mitmesaja kilokalori võrra päevas ja piirata ka rasvade põletamist. ja just see krooniline stress näib olevat seotud suurema eelistusega
energia- ja toitainerikaste toitude, eriti kõrge suhkru- ja rasvasisaldusega toitude järgi. et kui teil on pidevalt isud selliste toitude järgi, siis no jätame praegu välja, et te olete võib-olla ekstreemselt suures defitsiidis, siis üldiselt äkki teie elus on lihtsalt liiga palju stressi. stress on nii suur, et seetõttu need isud ongi teid kimbutamas. muidugi seda tuleb vaadata terve üldpildina, aga, aga võib-olla uni on täiesti paigast ära, mis iganes, palju faktoreid, aga jällegi, need kõik komponendid mängivad kokku tulemuse saavutamisse. stressirohke sündmus üks päev enne testtoitu vähendas toidu termilist efekti üle 100 kilokalori võrra. no toidu termiline efekt on siis toidu omastamisega seotud energiakulu ehk keha kasutab energiat ka toidu omastamiseks. ja suurem stress oli seotud ka madalama söögijärgse puhkeoleku energiakuluga, ehk siis te kulutasite puhkeolekus vähem energiat, madalam rasvade põletamisse, kõrgem insuliinitase. depressiooniga inimestel on juba 58% suurem risk rasvumiseks leitud. nagu öeldud, siis stressihormooni suurenemine on nii depressioonis kui stressis oleku puhul märkimisväärne. ja see soodustab lohutustoitude tarbimise suurenemist. samamoodi insuliini sekretsioon suureneb, kui kortisoli tase tõuseb. võib suureneda visceraalse ehk siis ümbruse, kõhuõõne ümbruses oleva rasvkoe mm, kogunemist, suurenemist. on leitud, et ligikaudu 20% inimestest ei muuda stressirohketel perioodidel oma toitumisharjumusi. enamik aga muudab. umbes 40% või rohkem suurendab ja 40% või vähem siis vähendab stressi korral energia tarbimist. et tunnen, kindlasti ka teie tunnete inimesi, kes stressirohketel perioodidel kas võtavad kõvasti juurde või võtavad kõvasti alla. et jällegi kõike ei saa ühe puuga võtta. aga fakt on see, et stress on suur tegur. stressist tingitud söömist on täheldatud ka normaalse kehakaaluga naistel, kes jälgivad teadlikult oma toidu tarbimist, et saladaks jääda. näidates siis erinevaid dieedipiiranguid, noh, kas on seal kaloraaž väga täpselt mõõdetud või mingid kindlad toiduained väga tugevalt dieedist välja jäetud ja nii edasi, ühesõnaga on tugevad piirangud endale seotud. aga selline piiramine võib vaimse pingutuse kaudu ise olla juba kroonilise stressori allikas, nii et teema on tegelikult väga keeruline. ja toidu tarbimisel on täheldatud nihet lohutustoitude suunas, mis ei sõltu sellest, kas kogu energia tarbimine suureneb või väheneb võrreldes normaalse tarbimisega. mida see tähendab, et kui näiteks siin õpilaste tarbimist uuriti stressivabadel või siis eksamiperioodidel, siis söödud toitude tüüpi ja koguseid vaadeldi 2 perioodi jooksul. olenemata sellest, kas toidu tarbimine suurenes või vähenes, nihkus tarbitud toidu tüüp rohkem maitsvamate toitude poole. ehk jällegi, me kipume selliseid toite, no nimetame neid siis nii-öelda ebatervislikemaks või siis vähem tervislikemaks, kiire, kiirema energiasisaldusega, energiatihedamate, vähem küllastumust tekitavate toitude poole. noh, ma arvan, et kõik olete seda kogenud, noh, pea kõik vähemasti, et kui väga stressis, väga halb tuju, mis iganes, et no sa ei võta seda brokolit või kurki, et on suurema nii-öelda tahtejõuga või motiveeritusega inimesi ja nii edasi, loomulikult, ja harjumused on kogu aeg olnud ühel inimesel teistsugused näiteks ja nii edasi, aga valdavalt sinna hulka võib ka alkoholi panna, eks, et
üha tõenäolisemalt nii-öelda valate selle klaasi, eks, võtate selle õlle või kaks, stress, stress, stress. stressiga tuleb teadlikult tegeleda. ja selline lohutustarbimine stressi leevendamiseks on üldiselt sama hea kui pidev ämbrite ostmine nagu vee kogumiseks. selle asemel, et katuses auk ära parandada, kui teil ikkagi on katuses auk, mingi tegur põhjustab teile väga tugevat stressi teie elus, siis tuleks selle parandamisega tegeleda. Et reaalselt seda stressi vähendada ja üldist heaolu tõsta. Et mõtted, ma räägin ju toitumisest ja dieedist kinnipidamisest ja isust ja nüüd olen otsapidi jõudnud stressi juurde, aga see on üks väga-väga oluline faktor selle juures. et sellest tihtipeale võiks isegi alustada, et vaadata oma elustiil selle pilguga üle, et tegelikult äkki on ikkagi liiga hull see asi minu jaoks, et on see tööst tulenev, suhtest tulenev, millest iganes. et lihtsalt korraks teha selline korralik ülevaade enda elust. sest on väga vähe tõenäoline, et sa teed tarku otsuseid, kui sa juba oled stressis. seega edu sõltub organiseeritusest ja süsteemidest, see dieet on vaja teha endale lihtsaks. toidukordade planeerimine ja suuremate koguste ettevalmistamine on minu arvates väga soovituslik, et ei peaks stressisituatsioonis nii palju mõtlema hakkama, et kõik on juba valmis. seetõttu ka need kellaajad on väga head, et ei pea mõtlema, mis kell või mida. Need on kogu aeg samad. Sama võiks olla ka magamineku kellaaeg, ärkamise kellaaeg, et kui kõik on samad, siis see vähendab otsustusväsimust. Te ei pea otsustama. Te ei jaksa otsustada võib-olla iga kord. või poodi minnes, kui te teate, et teil on omad asjad, kogu aeg ostate õunad, porgandid, kapsas, kohupiima, kana, et ei pea kogu aeg mõtlema ja mõtlema ja mõtlema, et kui teil on selle otsustusväsimuse ja suure stressiga probleeme, et ei peaks kogu aeg otsustama. selle tõttu tasub panna rutiin paika. jah, mul on ka inimesi käinud, kes ütlevad, oi, rutiin tapab, millest sa räägid, rutiin tapab. meenub üks väga ülekaaluline naine, väga kuulus, väga tuntud, prominentne inimene, kes seda mulle rääkis. noh, aga siin te olete, eks ju, 30-40 kilo ülekaalus, midagi teha ei jaksa, noh, siin jälle valiku küsimus, kui te soovite kehakaalu normi saada, sellel on ka positiivne mõju füüsilisele, vaimsele tervisele, siis rutiin on efektiivne. see aitab tegelikult dieedi ära unustada, et ei pea mõtlema kogu aeg, millal süüa, mida süüa, kui palju trenni teha, mis trenni teha. siia alla ma panen ka praegu need, et tasub endale trenni ajad paika panna, mitu korda nädalas, mis kell ma käin, kõik. ei pea mõtlema, see on juba ette mõeldud. ja siis lihtsalt järjepidevalt seda jälgida, et järjepidevus on võti ja rutiin on ju järjepidevuse võti. ja kui elustiil saada sellisel viisil autopiloodi peale kulgema, siis edu on tegelikult ainult aja küsimus, et kui te meenutate näiteks Steve Jobs ja äkki Mark Zuckerberg samamoodi, et miks nad kogu aeg on enam-vähem ühesugune T-särk seljas, ühesugused püksid, et mis mõttes, siin maailma rikkamad inimesed, eks ju, ja ei tegele üldse, ei kanna kõige uhkemaid riideid ja nii edasi, kõik on ühesugused, hall T-särk ja kogu aeg, eks ju. et nendel on palju muid asju, mille peale mõelda, millega tegeleda, nad ei taha raisata veel oma energiat ja aega otsustamise peale, et mida ma nüüd selga panen, et see on jälle tehtud nii-öelda piltlikult öeldes automatiseeritud, et selle peale ma ei kuluta, hops, see läheb ja minek. Te peate, minu soovitus vähemasti on see, et optimeerida ja leida sellised lahendused, kus te peaksite vähem mõtlema ja vähem nii-öelda tahtejõudu rakendama. mida vähem te tahtejõudu rakendate, seda parem on.
eriti olukordades, kus teil on stress ja palju faktoreid, mis kõik nii-öelda jutumärkides segavad tulemuste saavutamist, et mõelge ette ära, asjad paika ja kõlab küll natuke nagu sõjaväelaslikult, ehk kõik on paigas, aga ega nad ilmaasjata heas vormis ei ole, või siis samamoodi tippsportlased, ärkamised, magamaminekud, treenimised, toitumised, kõik on võrdlemisi paigas. aga ega nad ilmaasjata heas vormis ei ole, et need asjad on seotud. ja nüüd stressiga tegelemisel mm, sellega võib tegeleda nii-öelda passiivselt, ehk siis ei tegele selle situatsiooni või probleemiga, vaid panevad piltlikult öeldes pea liiva alla. ehk siis pöörduvad mingite teiste tegevuste poole, teiste inimeste poole, pöörduvad alkoholi, söögi, televiisori poole. ehk annavad endale sellist lühiajalist rahulolu. noh, praegu on palju stressi, kohe veinipudel lahti, kohe juustuvaagen ette. noh, ühesõnaga, et saaks kohe selle hea enesetunde enda kätte. aga see on ikkagi passiivne, probleemiga mitte tegelev strateegia. aktiivne strateegia on probleemile lahenduse leidmine. ehk siis tuleks leida sellele probleemile lahendus, mis seda stressi, halba tuju, mis iganes, mis seda põhjustab. sest üllatus, üllatus, probleemiga mitte tegelemine ei kaota probleemi ära. seega väga oluline on tegeleda põhjusega, mitte oma peas mõtteid keerutades. ja nagu ütlesin, akuutne stress on hea, see mobiliseerib. selle valguses ongi hea leida lahendusi, üritada olukorda parandada. ehk kui on vaja, otsige abi, planeerige, keskenduge vaid vajalikule, aga mida kauem te selles stressisituatsioonis olete, nagu varem rääkisin, kroonilisest stressist, et see ei ole hea teie tervisele, kehakaalule ja nii edasi. sama tähtis faktor on uni. lühiajalised uuringud on järjekindlalt näidanud, et une piiramine suurendab kalorite tarbimist, kui toidul on lubatud vaba juurdepääs. vähese une puhul tõuseb märkimisväärselt greliini tase. see on siis hormoon, mis suurendab meie söögiisu, andes ajule teada, et oleme näljased. näiteks ühes uuringus magades 4 kuni 7 tundi 8 tunni asemel ainult 4 päeva tõstis energia tarbimist tervelt 20%. üks soov unepuuduses tõstis kortisoli taset 40%. et ühesõnaga uni, ülitähtis komponent samamoodi kehakaalu langetuse ja isude kontekstis. soovitus, pange endale jällegi kindel magamineku kellaaeg paika. mõned sportlased kasutavad äratuskella selle jaoks. et kui õhtul äratuskell heliseb, siis teavad, et nüüd on aeg õhtuste hügieenitoimingutega algust teha. et kell pannakse õhtul, mitte hommikul helisema. jällegi üks strateegia. et tuba võiks olla pime. enamus inimesi uuringute järgi 16 kuni 18 kraadi sellises temperatuuris magavad kõige paremini, et ei oleks liiga jahe, ei oleks liiga palav, et ei oleks müra suurt, et jällegi, kui te elate kuskil rongi raudtee kõrval ja pidevalt seda nii-öelda kannatate, siis noh, see ei ole kõige parem variant. et teil oleks vaja pimedust, vaikust, rahu, piisavat temperatuuri ja kindlat selles mõttes unerütmi, et samal ajal magama, samal ajal üles iga päev. see kõik läheb kokku selle biorütmiga, mis ma ennem rääkisin. ja rutiiniga, mis ma ka ennem rääkisin ja miks see ka sõjaväes on väga hea, et 10-st magama, 6-st ülesse. et see on see üldine plaan, jah,
seal on ööõppusi ja nii edasi ja nii edasi. nagu ikka, elus asju on vahepeal, aga plaan ja 90% ajast on sarnane. et mehhanismid siis, mis läbi mistõttu unepuuduses siis söögiisu ja energiatarbimine võib tõusta, kindlasti ongi söögiisuga seotud hormoonide taseme mõjutuseks. äh, rohkem soovimegi sellist lohutust toidust, emotsionaalse söömise nii-öelda näidingud. pluss, kui sa oled rohkem tunde juba ööpäevas üleval, siis on sul ka ajalisi võimalusi rohkem süüa, et see on ka selge. et ma ütlen, inimesed võivad siin on kuni leitud 560 kilokalorit päevas rohkem süüa, kui nad on unevõlas, et need on päris suured numbrid tegelikult. et unerutiin tuleks ka kindlasti üle vaadata, vajadusel spetsialisti poole pöörduda, et lühiajaliselt keha, võime öelda nii-öelda annab andeks, kuigi ka väga lühiajaliselt on juba ka siin testosterooni tootmise vähenemine ja nii edasi, nii edasi. et aga just see, et elustiilina oleks ikkagi see unerütm paigas. et siin selline üldine skeem, kuidas ka meediakasutus, eks ju, nutiseadmed ja nii edasi, kõik võivad kaudselt põhjustada unedeprivatsiooni, mis siis jälle lähtuvalt nendest hormonaalsetest muutustest võivad siis suurendada energiatarbimist ja tänu pikemale ärkveloleku ajale on ka suurenenud võimalused süüa, eks ju, rohkem tunde olete üleval. väsimus suureneb, mistõttu võib-olla ei liigu nii palju, ei jaksa trenni minna, vähenevad energiakulu ja nii edasi, et need kõik mõjutavad jällegi kehakaalu. seega uni ja stress väga olulised tegurid. Pikas plaanis kindlasti ära mainida ka Maailma Terviseorganisatsiooni liikumissoovitused, et mille kohta kõik saate kindlasti ise ka lugeda, et, et igaüks võiks seda kindlasti teha, et vähemalt jõutrenni teha, vähemalt 2 päeval nädalas ja liikuda 150 kuni 300 minutit nädala kohta, lapsed seal 60 minutit päevas ja nii edasi, et igasugune liikumine rohkem on parem, et ükskõik mis viisil teile meeldib, liigutage, liigutage. jällegi ise räägin ühe nipina näiteks, kui kõht läheb tühjaks ja ütleme, eesmärk on kehakaalu langetada ja siis trenni minek või lihtsalt jalutama minek, rattaga sõitma minek vähendab seda või võtab täiesti ära. Lähen käin tund aega jalutamas, kõht ei ole enam tühi. lisaks on järgmine toidukord oluliselt lähemal ka juba, et ühesõnaga, mis iganes aitab teil mitte sellele tühja kõhu tundele või isule mõelda, seda parem. ma sellest kohe räägin ka. ehk seega selles akuutses isu pealetuleku osas tulebki sellest juttu. Hmm. olenevate teguritest võime soovida midagi süüa isegi siis, kui meil ei ole kõht tühi. ehk kui meil objektiivselt meil on kõht täis, siis me võime lihtsalt vajada naudingut, mitte ilmtingimata toiduenergiat. et see on väga suur või väga oluline aspekt. et tihtipeale aitab hoopis mingi teine tegevus, mis pakub seda naudingut, siis ma tõin selle jalutamise näite. see võib olla arvutimängu mängimine, see võib olla mis iganes tegevus, mis viib teid põhimõtteliselt mõtte mujale sellest isust. sest tegelikult nii-öelda toiduenergia ja mentaalne energia ei ole
üks ja sama asi, mentaalne energia on selline väga hägune, tõenäoliselt ilma definitsioonita mm, nii-öelda, mis sõna ma kasutaksin siin, mõiste siis, et mis see täpselt on, et kuidas seda mõõta, eks ju, et tunnete, et ma olen nagu mentaalselt natuke väsinud, ma vajaksin, tahaks tunda ennast natuke energilisemalt, peaks midagi sööma. et ühesõnaga, kuna toidust me saame energiat, siis see kõlab nagu, et sealt tuleb toiduenergia ja siis see annab meile nagu mentaalset energiat. aga nagu ma ennem juba rääkisin, siis seal paastumise kohta ja suured energiadefitsiidis olekud, et siis ei mõjutanud tuju, kognitiivseid võimekust ja nii edasi, et me sealt toiduenergiast selles mõttes kui ei saa seda vaimset energiat, nagu erinevad sõnad selles mõttes. et mida piltlikult vaja on nii-öelda nauding, ma kasutaksin sellist sõna. et see ei pea ilmtingimata toidust tulema. et ja nüüd, kui see, ütleme, stress või unepuudus või mis iganes, millest ma ennem rääkisin, läheb lihtsalt nii suureks, et igal inimesel on selline murdepunkt, selline fuck it efekt, kus see enesekontroll täielikult kaob ja siis on juba ükskõik, eks, et jällegi sinna punktini nagu ei tasuks jõudagi, eks ju, et siis piltlikult öeldes on kuskil varem on juba liiga palju nii-öelda vigu juba tehtud. Jällegi sotsiaalsed tegurid, teised räägivad sulle, ela ka natuke, proovi ka väike amps, mis see klaas veini ikka teeb, no tule, 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 lähme. ja nii edasi, et kõik on seda kuulnud ja need mõjutajad on igal pool meil. et küsimus ongi järgi andmises või mitte järgi andmises. Šokolaadiisu, šokolaad on ees, annan järgi või ei anna järgi. ehk kogu aeg on selline, kuidas me nimetame, võitlus või valik, eks. oleks me puhtalt ratsionaalsed olendid, ehk siis paneks paika, ma ei võta, ma ei tule, ütled ära, ülilihtne. Ükski mõjutus ei mõjutaks, aga paraku inimene ei ole ainult ratsionaalne olend. seega, nagu ma ütlesin, see, mis meie peas toimub, see nüüd määrab väga palju. aga loomulikult osad inimesed suudavad lihtsamini endale kindlaks jääda, motiveeritus on suurem ja nii edasi, nagu ma ütlesin, palju tegureid. aga kui näiteks tunnete, et olete söönud, kõik on nagu okei, aga nagu kõht on nagu natuke tahaks nagu midagi veel, eks ju, siis proovige, minge lihtsalt jalutama, minge trenni, külma-kuuma duši alla, basseini, sauna, lehti riisuma, puid lõhkuma, mida iganes. et viige lihtsalt see tähelepanu sealt minema. et see kipub väga hästi toimima. et see on nüüd sihuke akuutne siis soovitus. samamoodi erinevad mindfulness strateegiad võivad olla väga edukad isudega toimetulekuks. näiteks kui tunned suurt isu, võta hetk aega, et järele mõelda ja mõista, et sul see isu on. piltlikult öeldes aktsepteeri seda isu sellisena, nagu see on. tegelikult on see lihtsalt üks maitsev toit, mida sa süüa tahad, mis on sul mällu jäänud. ei midagi muud, nagu ma ütlesin, kui sa ei teaks, et selline toit on olemas, mingi šokolaad või jäätis, siis sa ei teaks ka seda tahta. et sulle tekib see mälupilt, võib-olla mäletad seda maitset, mingisugune kontekst tuleb meelde ja nii edasi. lihtsalt vaatle seda, taju seda, aktsepteeri seda tunnet ja mine päevaga edasi. ja üllatus-üllatus, ihaldatud toitude harvem tarbimine vähendab isu nende toitude järele. jällegi, kui sa said kuskil, käisid reisil kuskil Lõuna-Ameerikas, said mingit mega head magustoitu ja võib-olla seal kohapeal olles oli sul meeletu isu nende järgi, sa olid seal 3 nädalat, eks ju, kui sa nüüd oled siin Eestis, sellist ei ole siin olemaski, siis sa ei ole seda ülikaua saanud
sa võid isegi selle täiesti ära unustada, eks ju. jällegi, kui seda ei ole, kui sa tarbid seda harvem, siis sul väheneb isu nende toitude järele. ja oluline on mõista, et isusid näib enim mõjutavat tarbimise sagedus, mitte kogus. et kui sa sõid selle ühe tordi tervelt ära kord aastas versus see, et sa sööd iga nädal torti, et oleks vaja tarbida harvem või siis mitte üldse, eks ju, kui ehk üldiselt pole vahet, kas me anname oma isule järele vähe või palju. see sündmus ise, et tarbite seda toitu või jooki või mis iganes, ikkagi kinnistab ihaldatud toidu olemasolu meie mälus. ehk sellega sa seda ei vähenda. samamoodi see portsjonite kontrollimine ei vähenda isu. lihtsalt peame lõpetama nende toitude tarbimise või vähemalt vähendama siis või siis tarbima neid harvem. et mõnikord tõepoolest mustvalged valikud on vajalikud, aga eks kindlasti paljud inimesed kipuvad endale õigustama, et ei noh, aga ja aju hakkab erinevat juttu siin teile selgitama, aga see väga paljudel hakkab, kellel ei hakkaks. aga see ongi nüüd see, et kuidas sellega toime tulla. Äh, uuringud, mis võrdlevad samuti edukaid ja ebaõnnestunud dieedipidajaid, on leidnud, et eduka kaalulanguse peamine omadus on isudele mitte järeleandmine. ja edukad kaalulangetusdieedid vähendavad isu, vähendades kokkupuudet toitudega, mis isu tekitavad. ehk siis mõelge nüüd ise, kui te olete igapäevaselt puutute kokku mingite toitudega, mis tekitavad isu, kui raske on nendest eemal hoida. kujutage ette, et teil on mingid lemmiksaiakesed, seesama lõhn, te näete neid ja nii edasi. lisa sinna juurde unepuudus ja stress, tülid on täiesti ükskõik, andke need saiakesed siia, ma söön kõik ära. Versus see, et sa ei tea, kust neid saab, sa ei näe neid, sa ei, noh, kui sa vähendad kokkupuudet, siis sa suurendad tõenäosust olla edukas. kuni mingi hetk sa võib-olla ei tahagi neid enam, nagu see kohvi näide oli, kus oli 5 teelusikatäit suhkrut kohvi sees ja harjuti ära musta kohviga. enam ei tahetud absoluutselt 5 teelusika suhkrutäiega kohvi. siis mingi hetk ta võib-olla, miks paljud inimesed ongi nagu täiesti muutunud, elu sees ei võta enam sisse suu sisse mingeid asju, mida varem söödi. ja nüüd on elu parimas vormis, eks. mina siin ei ütle, et üks või teine või kolmas asi on see, millest peaks loobuma. see on kõik nii palju erinevaid inimesi, nii palju erinevaid asju, mis inimestele meeldib. aga printsiibis võiks aru saada, et kui te kogu aeg peate tuginema nii-öelda tahtejõule, kogu aeg istute nende saiakestega vastamisi, siis no see on, see on raske, see on väga raske. nagu ma ütlesin, te peaksite vähendama olukordi, kus teil on tahtejõudu vaja üldse. see ei ole praegu teema, et mis see tahtejõud üldse on ja kas see on olemas või ei ole olemas, see on üldse teine teema, aga ühesõnaga seda enesekontrolli vajadust ei peaks siis nii palju kasutama. kui te lähete jalgpalliväljakule jalgpalli mängima sõpradega, siis te ei pea mitte mingit kontrolli selle üle omama, et seal ei ole saiakesi, et te mängite jalgpalli parasjagu, eks. et seega, et see keskkond, sotsiaalne pool, see kõik on väga oluline. ja tuleb aru saada, et toidu piiramine on kontrolli vorm, millel on eesmärk. sellel on praegu selge eesmärk, kui te tahate kehakaalu langetada. paljud mõtlevad kohe, et oi, et noh, šokolaad on mulle halb siin dieedi ajal või üldse, et ma ei saa enam kunagi šokolaadi süüa ja nii edasi, nii edasi. see on liiga jäik ja suure tõenäosusega annab tagasilöögi. kui sa selle šokolaadi võib asendada siis ükskõik mis toiduaine või joogiga või millega iganes, et mõelda parem näiteks nii, et selle tarbimine pole minu jaoks sellel perioodil oma kalorikulu praegu väärt. et
seni, kuni me peame meeles, et toidu mittesöömine, mingi toiduaine mittesöömine on teadlik valik, siis me ei loo keelatud vilja efekti. et nagu teame, keelatud vili on kõige magusam. et jällegi, see sõnastus enda jaoks, see, et me ei tekitaks sellist notseebot ja piiramise tunnet oma peas. Siis veel üks tõhusaid strateegiaid isu vähendamiseks näib olevat ülesannete, mis koormavad visuaalset töömälu lahendamine. et see on jah huvitav, et on leitud näiteks mängude mängimine, mis nõuavad selliseid visuaalruumilisi oskusi ja nii edasi, et kõik sellised asjad aitavad kaasa äh, isu vähendada või siis mingile ülesandele keskendumine. näiteks ma ennem tõin ka näite, et kui te olete nii tööhoos, olete väga keskendunud, kooli ajal ma mäletan, ma tundsin seda kogu aeg, kutsuti sööma, ei tule praegu lihtsalt, sa oled nii keskendunud, sa võid tunde teha, et tegelikult isegi kui peaks juba ammu sööma, aga sa oled nii keskendunud, et sa isegi ei tunne isu, et see on lihtsalt näide, et kuidas millegile keskendumine siis vähendab isu. Põhimõtteliselt tuleks lihtsalt aktiivselt mõelda millelegi muule kui toidule. kõlab lihtsalt. Enda hõivatuna hoidmine vähendab pidevat mõtlemist dieedil olemise üle, et püsige tegutsemises. mida iganes te ka ei teeks, ärge istuge niisama ega mõelge toidule. tähelepanu hajumine ja mõtete mujale viimine on teie sõber. see puudutab praegu siis sellist akuutseid, tuleb isu, kuidas ma sellega tegelen. no siin veel mõned sellised näited, mida on leitud, näiteks noh, arvutimängu mängimine, isegi savist voolimine vähendas siis nii-öelda selle iha intensiivsust nii pärast voolimist kui voolimise ajal. võrreldes siis lihtsalt lugemise või näiteks 10-minutise mõtetel uitamise laskmisega. ehk midagi on vaja nagu teha, eks. Samamoodi on leitud efektiivsust detsentreerimisel, mis on põhimõtteliselt teadvalolekul põhinev strateegia, millest ma natuke juba rääkisingi, et julgustatakse inimest vaatlema oma mõtteid ja tundeid kui mööduvaid sündmusi, mis on inimesest eraldiseisvad ja ei pruugi olla reaalsuse tegelik peegeldus, et tegelikult on kõht täis, just ju sõid, energiat oled tarbinud, aga ikka tahaks seda, et lihtsalt vaatle, tunneta ja lihtsalt ära annagi mingeid hinnanguid. kui see juba meelde tuleb, see on juba väga hea ja sealt edasi, et okei, ma viin need mõtted kuhugi mujale, lähed tegeled mingi teise tegevusega. Nätsu närimine on samuti üsna paljulubav selline vahend äh, isu reguleerimiseks. et võib näljatunnet pärssida, isu vähendada, ka isu magusate suupistete järele. jällegi, mina olen kasutanud tihtipeale toidukordade vahel, kui seal on jälle suhkruvabad nätsud, võtan, jällegi aitab, ehk sa tegeled nii-öelda millegagi. vee joomist samuti kasutan. joon lihtsalt vett, 1 või 2 klaasi, eks. et väga hea selline akuutne nipp. samamoodi magustatud joogid on, näed siin värske ajakirjas Nature ilmunud siin 2020, 2005 oktoobris, oktoobri alguses avaldatud uuringus leiti, et kunstlike magustajate kasutamine tervisliku toitumise, tervislikus dieedis on täiesti turvaline strateegia ülekaalu manageerimisel. et see on ka asjatult ära hirmutatud, seal aspartaami ja kõik sellised,
et need kogused, mida inimene peaks tarbima, et need oleks kahjulikud, on nii meeletud, et ma noh, piltlikult öeldes a la 30 suurt pudelit Coca-Colat päevas, midagi sellist, et need numbrid on meeletult, noh, meeletult suured. Et on leitud puhtalt, et nad aitavad väga hästi tegelikult jälle kaasa, et tuleb mingi isu näiteks, teadlikult võtad, et siuksed kalorivabad, äh, kuidas me nimetame siis snäkid või noh, näts, noh, kas see nimetada snäkiks või mitte, või siis dieetkoola, eks. no saate mõttest aru, et sellega saate võib-olla selle natuke selle magusa isutunne, mis tuli peale, saate vähendada seda ja nii edasi, et ühesõnaga strateegiaid on. et siin on näha ka, kuidas kunstlike magustajatega ka kehakaalu suudeti oluliselt paremini hoida, see on roheline joon versus siis suhkruga. et kus kehakaal tuli oluliselt kiiremini ja oluliselt suurema numbrini hiljem tagasi. aga noh, palju räägitakse veresuhkrust. et loomulikult, et isud, et veresuhkur läheb alla, veresuhkur läheb üles, et veresuhkur tuleb stabiliseerida ja seetõttu te tunnetegi, tuleb isu ja kõht läheb tühjaks ja nii edasi ja nii edasi, et minuni vähemalt jõuab väga palju neid veresuhkrust lähtuvaid igasuguseid toitumiskavasid ja mingisuguseid programme, et kuidas selle veresuhkruga siis on. Üldiselt kõik me teame, et pärast sööki, kui veresuhkru tase langeb, siis enesetunne halveneb. nii. see levinud arvamus tegelikult lükati juba 1980. aastal ümber, kui uuriti siis hüpoglükeemia sümptomeid. see on siis seisund, kus veres on suhkrutase lubatust madalam. kuigi paljudel osalejatel jah, tõ tõenäoliselt või tõepoolest esinesid sarnased sümptomid, milleks siis on siis näiteks peapööritus, värisemine, higistumine, nõrkus, väsimus, ei olnud enamikel nendel tegelikult veresuhkrul normist madalam. tegelikult ei olnud sümptomite ja veresuhkru taseme vahel mingit seost. sümptomid olid jällegi, nagu varem rääkisin, arvatavasti notseeboefektid, nende enda peast tekitatud. ja mitmed uuringud on kinnitanud, et väidetavalt subjektiivsed hüpoglükeemia ilmingud pärast sööki ei lange üldiselt kokku tegeliku hüpoglükeemiaga. ja et sümptomite leevenemine pärast söömist ei ole korrelatsioonis veresuhkru tõusuga. ja tervetel inimestel üldse on hüpoglükeemia väga-väga haruldane, sest keharegulatsiooni mehhanismid hoiavad veresuhkru üsna stabiilsena. minu arust selle peale ei peaks isegi mõtlema, et selle asemel, nagu ma ennem rääkisin, panna paika kindlad toidukordade vahemikud, kindlad toidukordade arvud, sihuke rutiinne, regulaarne söömine, süüa mitmekülgselt, jah, tõenäoliselt kui te sööte seal ainult suhkrut, no kes see sööb ainult suhkrut või okei, seda võib rääkida võib-olla inimesel, kes joob ainult Coca-Colat ja muud ta ei söögi, et noh, ekstreemseid näiteid alati leiab, aga üldiselt, kui te toitute normaalselt, sööte normaalselt, regulaarselt, siis selle veresuhkru teemaga küll nüüd ennast muretsema ei pea. muide, kui ma koolituse välja reklaamisin, siis kohe tulid mulle ka kirjad, et erinevad glükoosimonitorid ja nii edasi, et teeme koostööd, reklaamige ja nii edasi. ei, need on täiesti ebavajalikud tervetele inimestele. siis veel ühest suuremast analüüsist, mis leidis, et ei leidnud süsivesikute positiivset mõju meeleolu ühelegi aspektile, ühelegi ajahetkel pärast nende tarbimist. süsivesikute tarbimine seostus esimese tunni jooksul pärast tarvitamist suurema väsimuse ja väiksema erksusega võrreldes platseeboga. Need leiud seavad kahtluse alla idee, et süsivesikud võivad meeleolu parandada ja et suhkrulaks kui selline on müüt.
söömisjärgne uimasus ehk siis nii-öelda postprandiaalne somnolentsus, selle täpne põhjus pole tegelikult minu teada, kuid on olemas mõned teaduslikud hüpoteesid ja küllastustunne näib olevat peamiseks põhjuseks. Ja on leitud, et tahked toidud tekitavad rohkem unisust kui vedelad, suuremad toidukorrad samamoodi rohkem kui väiksemad ja nii edasi. et äh, et pigem võib see olla juba ajalooliselt seotud sellega, et jahite kitse, saate kitse kätte, sööte kitse ära, see võib ka närvisüsteemi tasandil mingisugune lõõgastumine olla ja nii edasi. et seal on erinevaid hüpoteese, et sõite, nüüd on selline uimasuse, unisuse või sihuke puhkeoleku hetkeaeg, eks, et et see niimoodi on. Ja kindlasti jälle, kõik inimesed on mõnevõrra erinevad ja just nende uskumuste tõttu ka. Et kui palju keegi usub oma peas, et nüüd mul on veresuhkur kõrge, nüüd mul on madal, nüüd ma kindlasti tunnen halvasti, nüüd ma kindlasti tunnen hästi ja nii edasi, nii edasi. Nagu ma ennem rääkisin üldise dieedi kontekstis, et lähen dieedile, kindlasti ma nüüd hakkan kannatama, nüüd ma tunnen ennast halvasti ja nüüd ma ei saa seda süüa ja nüüd ma pean ainult kapsast närima ja nii edasi, et noh, veel kord, see, kuidas me ise oma peas mõtleme, mis siin toimub, see on nii isude kui dieedist kinnipidamise kontekstis üks tähtsamaid asju üldse. Nagu ka üldine elustiil. Kordan veel, eks, uni, stress, liikumine ja nii edasi. Seega mm, Eestis on olemas ka puhtalt kehakaalu langetusega tegelev nii-öelda psühholoog, Kari Kuulmann, keda julgen soovitada. Kuulmann.ee oli vist tema kodulehekülg või dietskills.ee näiteks. et, äh, et hakata just seda poolt, mis siin kupli all toimub, nii-öelda lahti harutama ja parandama, et mina ei ole psühholoog, mina ei ole arst, eks ju. Äh, aga ma arvan, et see tänane oli praegu hea selline võib-olla tutvustav, kes tunneb, et tahaks ise nagu edasi uurida või abi saada, et just selle pea poolega ja teistpidi, et iga inimene võiks midagi selle kohta teada, ka iga treener või kes iganes täna mind kuulab, et saab edasi ise juurde uurida, küsida. Nagu ütlesin, siia juurde sobib väga hästi see mu eelmine toitumise loeng, millest ma kohe näete sellest pilti ka. Aga jah, üldiselt veel, et kokkuvõtvalt, et dieedist kinnipidamise raskused on oma olemuselt väga sarnased paljude psühholoogiliste häiretega, kuna need on üldiselt käitumisprobleemid. Ja lahendus on sageli oma käitumise muutmine ja selle vahel, mida eelistame teha ja selle vahel, mida me peaksime tegema, võib olla väga suur erinevus. Inimesed, kes on jäigalt oma toitumisharjumustes ja elustiilis kinni, võivad olla paindumatud ja muutusteks vähem vastuvõtlikud, aga ma ütleks nii, et vastumeelsus muutusteks võrdub soovimatus paremaks saada. Kui sa jätkad seda, mida sa praegu teed, saad sa ka edaspidi neid tulemusi, mida sa praegu saad. Tuntud ütlus, minu arust hea ütlus. Ja praegu siis minu poolt kõik.